Tere tulemast vaatama Vihuri Targa Tehnika kodusaadet. Vihuri Targa Tehnika kodusaated on vaadatavad YouTube'is, Vihuri Agri kodulehel ja ka teistes sotsiaalmeediakanalites. Oma tänases episoodis räägime me natukene järelturu teenustest, digitaliseerimisest põllumajanduses ja sellest, milliseid tööriistu me saame kasutada põllumajanduse digitaliseerimisel. Tänases saates on külalisteks meil Vihuri Agri tegevjuht Kristjan Ruusamäe ja Andres Jassik. Tere tulemast saatesse, mehed. Tervist! No see on üks pikk, lai ja suur teema, see põllumajanduse digitaliseerimine ja digitaliseerimine üleüldiselt. Andmetest on tänapäeval hästi palju juttu andmete kasutamisest ja mida nende andmetega kõigega teha saab. Et võib-olla, Kristjan, teeksime sinuga väikese sellise sissejuhatuse, et mis see digitaliseerimine põllumajandusest, mida see põllumehe jaoks tähendab üldse ja miks seda üldse vaja teha on, äkki oskad meile vastata? Oskan küll, ma ei tea, palju eetriaega ja meil antud on, see on hästi pikk teema, nagu sa ütlesid. Aga digitaliseerimine põllumajanduses, et mida selle all mõista, et täna ongi võib-olla see probleem, et iga põllumees, iga inimene saab sellest omamoodi aru. Ja mida meie selle all mõistame on see, et lisaks saagile koristad oma põldudelt ka andmeid, mida tänapäeva targad masinad juba võimaldavad sealt koguda või on juba aastaid seda võimaldanud. Ja meie fookus on see, et tahaks juhtida tähelepanu sellele andmetele koristamisele sealt põllu pealt, et kõik tööd, mis saad põllu peal tehtud, oleks dokumenteeritud ja need andmed oleksid kvaliteetsed, et neid saaks pärast kasutada siis järgnevate juhtimisotsuste tegemisel. Et see on võib-olla see, mida meie mõistame põllumajanduse digitaliseerimise all. Ma korraks lõikan siia sisse vahele, et sa ütlesid, et koristame andmeid, eks ju, põllu pealt oleme seda aastaid teinud, kasutame neid andmeid siis otsuste tegemisel. No esitan niisuguse provokatiivse küsimuse, koristan oma saagi põllu pealt ära, sain teada, et sealt ühest põllunurgast tuli saaki 3 tonni hektarile, teisest nurgast tuli 7, no mis ma siis teen? Ja just täpselt, see ongi so what, mis ma siis teen. Kas oleks pidanud jätma koristamata või? Koristamata ei jäta, aga seal ongi vaja vaadata sinna sisse, et miks et ühest põllu otsast tuli see 3 tonni ja teisest otsast siis 7 tonni, et seal on mingisugused põhjused. On seal mulla proovides peaks sisse vaatama, et on seal võib-olla teistsugune mullastik, on seal toitainete bilanss paigast ära, on seal veerežiimiga mingisugused muutused ja kõik see, mis põllu peal tehtud ka sai, et võib-olla kogemata esimeses väetamisringis sai väetis otsa ja ei pannud seda tähele, väetise külvik jättis sinna panemata midagi, et igasuguseid praktilisi põhjusi võib seal olla. Et see andmete kogumine või digitaalne põllumajandus siis aitab nendele vastuseid otsida, kuigi pärast tagantjärgi nentides, et ühest on 3 ja pärast on 7, et ega sellega tagantjärgi ei ole midagi teha. Tagantjärgi tõesti ei ole, aga järgmise aasta siis külvi tehes või plaane tehes saab seda arvesse võtta. Et võib-olla siis ongi ju tulevikus mõistlik mitte panustada sinna sellesse põllunurka, kus 3 tonni hektarile saaki tuleb, et lihtsalt siis sinna väetist näiteks ei pane. Aga Andres, no sind teavad paljud Eesti põllumehed, oled kõik põllud läbi sõitnud, oled näinud neid kaardi peal ja aidanud just seda nii-öelda köögi poolt korda seada põllumeestel ja kui Kristjan rääkis sellest, et mida nende andmetega teha saab, siis sina puutud rohkem kokku just nende vahenditega, millega neid andmeid koguda ja kuidas neid õigesti tööle seada. No millised võimalused, mis on see võimekus, mis täna Eesti põllumeestel tegelikult käes on ja mida me täna nii-öelda teha saame, mis see tänane nii-öelda seis on? Ütleme nii, et tänane seis andmetega, kuigi me oleme seda rääkinud nagu mitu aastat, et teeme põllud korda, teeme nimed korda, siis pahatihti, kui võtad lahti meie tegumihalduri või operation centeri, tead, kliendil peaks olema 1200 hektarit maad, on seal selle andmete järgi 4500 hektarit maad. Et see on nagu siiamaani tegelikult suht raske probleem. Et siis ei saa veel põllumeeste usaldamisest PRIA puhul veel siiamaani rääkida. Ja, millest see tuleb ongi see, et ühes traktoris on põllud ühe nimega, teises traktoris teise nimega
ja siis tekib see nagu andmemüra, millega tegelikult lõpuks pole mitte midagi teha. Aga kas on ka selles mõttes, eks ütleme masinate pool, see võimekus on ju tegelikult olemas, kaardistada saab automaatselt, saab sõita, andmeid on masinad võimelised lugema? Ja meie masinad aastast 2018 põhimõtteliselt on kõik suuremad kuuserid ja sealt edasi kõik traktorid ja kombainid on tehasest juba valmidusega. Ja kui need ilusti ära seadistada, on see kõik asi võimalik see info kokku võrjata Operation Centerisse. Täna on meil e-agronoomiga siis see liides olemas, et sul tegelikult tehtud tööd info kõik jookseb juba automaatselt e-agronoomi, sealt saad ära teha digitaalse põllupäeviku. Ja täpselt sama on võimalik tegelikult ka meie seda Tegumi keskust digitaalse põllupäevikuna kasutada. Täpselt samasugune ajalugu jääb ka sinna maha. Ehk siis kõik need tööjäljed, mida tehtud on, kui kuskile põllule on midagi pritsitud või kunas, seda sama põld on väetatud, saab toodete kaupa nii-öelda. Ja meie Tegumi halduri eelis on ka see, et tegelikult ta salvestab ka masina kütusekulud. Mis on tegelikult oluline osa ju selle juures, kui arvustada või pärast hinnata siis seda hektari kulu, kui palju kütust põllu peale kulus või nii-öelda põldude lõikes teha arvestust või siis ka nii-öelda kogu maade lõikes. Nii et ühesõnaga, ma saan aru, masinate puhul võimekus on olemas. Kuidas sa hindad seda tänast seisu? Sa ütlesid, et on küll, ütleme, keeruline, et põldudel erinevad nimed ja nii edasi, aga kas sa ütled, et see on 100% niimoodi või on meil ka siin põllumeeste seas ka selliseid, ütleme, pioneere, kes ikkagi tugevalt ära on kasutanud neid ja kas on näha, et seal on ka mingisuguseid eeliseid nende majandamise ees? Ei, on olemas ka Eestis väga häid kliente, kes meil kasutavad seda Tegumi keskust ja Operationit väga tugevalt. Ja tegelikult on hakatud ka see aasta nagu hästi tugevalt huvi tundma selle süsteemi vastu, kuidas see töötab. Siis nagu hakatakse sellest rohkem aru saama, et seda infot on vaja. See rohkem ja rohkem, eriti pritsimised, väetamised. Et varasemad agronoomid võib-olla tõesti võtsid oma klade aastast 60 lahti, et see peab panin sinna. Sest täna järgmine põlvkond ütleb, et ma tahaks näha digitaalselt, ma saan minna ajas tagasi, vaadata, kus, mis. Et see peab olema mul taskus. Jah, taskus kätte saada. No korra puudutasime ka seda sinuga siin, et millised siis on ikkagi peamised puudujäägid, et jõuda sellele teekonnale päriselt või näha, mis on ideaalsusest puudu veel, et me saaks neid andmeid õigesti, nagu Kristjan ütles, põllu pealt kätte koristatud ja nende põhjal ka otsuseid teha. Mõtteviisi muutust. Tegelikult põhimõtteliselt on mõtteviisi muutust, et me lähme nüüd digitaalseks. Ennem kui seda ei juhtu, ennem seda me tegelikult nagu seda potentsiaali kätte ei saa. Aga seleta vaatajale lahti korra, mida tähendab sinu mõistes just see mõtteviisi muutus ja digitaalne? Ütleme niimoodi, et võtame näiteks täna mingi kliendi, kellel on 1000 hektarit maad, tal on 4 traktoristi. Lähevad kliendi juurde, et teeme sul põllud korda, ma tulen appi, teeme süsteemid üles, et hakka edaspidi, et mehed teevad tööd, sul tuleb info tagasi. Klient vastab mul selle peale, ma võin hommikul mehele selle paberiga kätte anda. Sa võid endiselt selle paberi anda. Info tegelikult tuleb ka tagasi, aga see info, mis traktorist tagasi tuleb, on vigane täna. Et see peaks nagu selles suhtes, et tee korda ja hakkab info jooksma. Kas sa kasutad täna seda või ei kasuta, on sinu nagu otsustada. Aga üks päev on vaja midagi vaadata ja siis on sul info olemas juba. No siin korra Andres juba ütles, et ühel päeval on vaja seda infot põllu pealt. No Kristjan, oskad sina äkki vaatajale selgitada, mis puhkudel just see vajadus tekib ja kuidas siin Vihuri saab oma tööriistade ja vahenditega põllumehele olla abiks, et need andmed saaks kätte, et nende pealt teha otsuseid ja mis on nii-öelda need tegevused, millest siis alustada? No jah, sa mõtled, et küsid, et ütle mulle, mis päeval neid vaja on või? Jah, millal vihma hakkab sadama? Millal vihma hakkab sadama? See on hea küsimus, millal neid vaja läheb, see on kõik põllumajandusettevõttest sõltuvalt või erinevalt on ju, et vaja läheb tavaliselt siis, kui on mingisugune jama majas, et kuskilt aru saada, et mis nüüd valesti läks, et siis on kuskilt vaadata. Näiteks see päev on see jama, kui Priia kontroll astub uksest sisse. Et üks asi ka see, aga ma nüüd võib-olla seda kontrollihirmus isegi see nii-öelda lahendab ka selle ühe mure ära, aga eelkõige ju põllumees peab põldu ikkagi sellepärast, et endal oleks asjad korras ja ta saaks põllu pealt saaki saada ja tulemust teha ja see aitab seda kõike teha. Et võib-olla Andrese jutule siin nagu lisaks, et see mõtteviisi muutus, see on visa tulema.
ja see nii-öelda vanad harjumused, see on niisugune harjumuse muutus, et kui ma olen harjunud paberi peal kõike tegema, paberit, nagu Andres ütles, et võid endiselt anda, aga see, kui sul on andmed seal dokumenteeritud masinast tulevad tagasi, siis võib-olla see vastuseis, mida me nagu kogeme, ongi see, et mis ma nende andmetega pärast teen, et neid on vaja analüüsida ja nii edasi ja võib-olla oskuseid jääb sealt puudu ja võib-olla pole häid tööriistu, võib-olla täna neid ei olegi veel. Aga seesama päev tulevikus, kunagi see tarkvara on selline olemas, mis võimaldab neid kokku lugeda ja kokku võtta ja siis on sul need andmed juba kogutud, on ajalooliselt ka võimalik järeldusi teha. Et kui hakata nullpunktist pihta täna koguma, siis põllumajanduses teame, et parandada saab vigu ühe korra hooajas või ütleme siis järgmisel aastal, et siis on veel mitme aasta kogemuste pagas ka digitaalselt kokku korjatud. Aga millised peaks olema nüüd need tegevused või sammud siis just selle digitaliseerimise suunal, et masinad on olemas, põllud on olemas, töömehed on olemas, kuidas nüüd seda asja õigesti kasutada? Siin, Andres, sul on väga palju praktikat sellel alal, et põld pilve peale, kuidas saab? Põld pilve peale täna kahjuks otse sinna maitsundiiri nagu põlde sisse ei saa. Saab küll, saab ise sõita traktoriga, üks variant külvi ajal. Teine variant meil on siis Gator, kus siis saab sisse sõita oma põllult mobiilse RTK piiriga. Et see on siis 100% fikseeritud piir. Meie kasutame Topconi signaali põldude kaardistamiseks. Siis kolmas variant on, et me võtame Bria põllud. Mina pean natuke neid modifitseerima, et nad süsteem sisse suudaks süüa. Need piirid küll ei ole täpsed, aga kogu selle asja nagu mõte pärast on see, et need põllud, mis sinna süsteemi on pandud, need jäävad sinna ja sealt on võimalik saata kõikidesse masinatesse sama nimega põllud laiali. Ehk siis see on üks väga oluline koht, et kui need samad neli meest, kes masinatega sõidavad, teavad, et kui nad on ühe konkreetse põllu peal, siis selle põllu nimi on X, mitte ja oluline oleks siis ka ju kasutada tegelikult seda sama põllu lokaatorit, mille funktsioon on ka masinate puldis olemas, et ei pea nii-öelda masinamees liiga palju õppima, kui on suur ettevõte, palju erinevaid väikseid põlde, seal võib ka juhtuda, et on näiteks ei ole nimedega, vaid on numbritega, et ta jõuab sinna peale, on tuvastatud, et ta on sellel põllul X, kinnitab selle ära ja siis ei teki ka seda vaidluskohta, et mis selle põllu nimi on ja ei salvestata andmeid nii-öelda topelt. Korraks sai puudutatud ka seda Gatoriga põldude kaardistamist ja piiride joonistamist ja sa mainisid sellist täpsusklassi nagu RTK. Milleks on, Kristjan, oluline see RTK just? Miks ei võiks kasutada nii-öelda tava põllupiire, mis on salvestatud siis ütleme tasuta signaaliga? No ma olen natukene pikemalt jälle tagasi, mulle meeldib hästi pikalt vastata küsimustele, lühikestele küsimustele, konkreetsetele küsimustele hästi pikalt vastata. Et need erinevad täpsussignaalid võimaldavad kasutada samu põllupiire nii-öelda korratavalt. Ja kui sa ennem küsisid, et kui sul on need masinad olemas, mehed olemas, tooted olemas, siis reaalses elus need ongi sul olemas füüsiliselt. Nüüd oleks vaja need kõik algseadistusena tekitada sinna tegumikeskusesse või MyJohn Deere portaali. Ja ka masinaterminalidesse. Et sul on olemas seal sama info, et kes tegi, millal tegi, mis masinaga tegi, kus tegi, mida kasutati põllul, et need tooted, põllud, operaatorite nimed, masinate nimed, see on vaja esialgse seadistusena ära teha. Ja üks nendest seadistusest ongi sama põllupiirid ja nende põllupiiride sisse saamiseks, nagu Andres ütles, on siin mitu erinevat varianti, kust alustada ja meie sel hooajal pakume teenust või rentimiseks siis Gatorit või siis UTV-d, millel on peal RTK signaaliga antenn ja see tagab selle, et kui sul on põllud ühe korra sisse mõõdetud, siis see piir jääb ka paika, kui me kasutame tasuta signaali, mille parandussignaal tuleb satelliidi pealt, siis hooajast hooaega need piirid ei ole korratavad, et see oli ka selle teenuse mõte, et me ühe korra sõidame selle sisse, nad on seal füüsiliselt või ütleme siis digitaalselt kujult ka masinates olemas ja me saame neid piire kasutada aastast aastasse vastavalt siis vajadusele. Et kui me iga aasta teeme, siis tegelikult me peame iga aasta külviga või mis iganes see tööga seal põllu peal esimesena need piirid uuesti salvestama ja siis tekib ka selline segadust ja
valesid piire ja valesid nimesid ja kõike muud, et alustame nagu korrektselt. Ja just niisugustest lähteandmete nii-öelda lahendamisest, et need asjad korda. Üks niisugune eluline küsimus võib-olla ka, et kui nüüd see RTK piir, mis on pika korratavusega sinna põllu peale sisse saanud, tuleb maaomanik, ütleb, et ma tahan nüüd, et see osa põllust saaks mulle tagasi mõõdetud, tahan seda ise harida või anda selle rendilepingu andnud naabrile näiteks edasi, on ühest põllust saanud 2 või on vaja märkida maha mingeid veekaitsevööndeid või selliseid asju, siis kuidas neid lahendada? No seal tuleb täpselt samamoodi, siis ta ongi praktiline probleem ja neid peab ka seal digitaalselt mašinites niimoodi haldama, et siis tuleb see mis iganes põllunurk või pult siis 2 mõõta ja see uuesti ka siis läbi sõita või siis reaalselt RTK signaaliga siis uuesti üle mõõta. Ja see on juba aastast aastasse tegevus, et ikka muutub mingisugused maasuhted, rendisuhted, mõni põld tuleb juurde, mõnda harid kokku, sõltuvalt külvikorrast haridid järgmine aasta eraldi. Et siis seda kõike saab seal nii-öelda, kui see põllupiir on juba füüsiliselt sisse sõidetud ja seal digitaalses portaalis olemas, saad neid seal liita, lahutada vastavalt sellele. Nad jäävad kihtidena sinna alles ja saad öelda, et sellel aastal mul on näiteks kogu põllupiir kasutuses, järgmisel aastal on nad eraldi põllud, et seda saab kõike seal teha. Aga see algseadistuse töö on vaja teha nii-öelda ära. No korra joonistus siit juba välja ka üks teenus, mida Vihuri pakub siis selle sama UTV rendi näol, et põllumehed saaksid oma põllupiire sisse sõita, aga me puudutasime siin saate algupoolega just neid probleeme või valupunkte, mis takistavad seda põldude digitaliseerimist, et kas siin osas on ka Vihuril pakkuda mingisuguseid teenuseid, et põllumeestele appi tulla? Ja kindlasti, et me oleme erinevatel seminaridel ja infopäevadel nagu rääkinud ka sellest, et kui tahta mingisugust teekonda ette võtta, siis kõigepealt tuleb paika panna see, et kuhu me tahame minna, et meil pole mõtet minema hakata ja üks teenus selles osas, kuidas meie saame abiks olla, ongi selline siis digiaudit või siis selle ettevõtte nii-öelda digivõimekuse kaardistamine siis masinate poole pealt, et millised on masinad, millised on juhtmonitorid, kuidas saaks seda niimoodi üles seada, et andmed hakkaksid põllu pealt tulema, neid saab võimalik koguda ja siis hiljem ka dokumenteeritud andmeid siis juba kuskil mujal kasutada, et see alati tuleb alustada algusest ja selle nii-öelda hetkeseis ära kaardistada. Et Andres on siin seda teinud ka juba mõne kliendi juures ja ma usun, et seal on päris palju erinevaid küsimusi tulnud, et mis ma nüüd siis tegema peaks. No aga Andres, äkki teed väikse kokkuvõtte, kuidas esimesed auditid on läinud, mida selle käigus, mida see audit siis nii-öelda põllumehe jaoks tähendab, mida tehakse, mida kaardistatakse ja mis see tulem on? Tegelikult täna need, kus ma olen käinud, ütlen ausalt, ega keegi väga midagi ei dokumenteeri. Lihtsalt ongi, esimene probleem on see, et on segane erivärvidest masinapark. Siis on igal masina brändil on omad võimekused ja lõpuks siis nüüd nagu tagant mehed nagu tahaksid, et see kõik see info, mis neist masinatest tuleb, tuleks kokku ühte portaali ja saaks kasutada ühte portaali. Aga lihtsalt häda on selles, et osadest masinatest ei saa mitte midagi täna veel kätte. Et info tuleb, aga tuleb kas päeva kohta, siuke väga üldine, aga sellist korralikku põlluinfot tegelikult kätte ei ole võimalik saada üldse. No see, et maailmas on erinevaid värve ja see tõenäoliselt ka traktorite turul jätkub ja on niimoodi pikalt, aga mida teha saab selle jaoks, et ka neist masinatest saaksid andmed meie operatsioonikeskusesse? Põhimõtteliselt kõik on võimalik. Küsimus lihtsalt see, et kui palju sinna siis tuleb investeerida. Et mõningal juhul võib-olla piisab ainult seal meie ekraanidest, modemist ja on olemas meil info jooksmine. Mõningatel juhtudel on eraldi CAN-mooduleid, mis siis võtavad olemasolevast masinast CAN-info ja teevad selle meie masinatele söödavaks. Et kõik selles suhtes nagu võimalik saada. Sest John Deere ju minu meelest juba paar agritehnika messi tuli tagasi välja sellega, et Data Connect oli vist selle programmi nimi, kus selgus ka see, et John Deere ja teiste
tootjatega teeb koostööd, et just need andmed saaks ju tegelikult digitaliseerida. Aga kui on nüüd, ütleme näiteks tehnikapargis selline 10 masinat, ütleme 3 tükki nendest on John Deere'id, ülejäänud on seal erinevat värvi, mis on selline investeeringu suurusjärk, mida siis, ma ei tea, ütleme, no näiteks 7 masina puhul, ükskõik mis värvida siis ka ei ole, mis see investeeringu suurusjärk seal võib olla, et need andmeid saaks digitaliseerida? Seda peab väga konkreetselt masinile otsa vaatama. See niimoodi nagu otseselt öelda ei saa, et see maksab nii palju. Et noh, CAN-mooduli hind, et saada on umbes kuskil 4000 euro kandis. Et see on siis, et võtab üle traktori autotracki, päästab libisektsiooni juhtimistele asjadele. Aga pluss ekraanid, pluss GD-Linki modemid, seal siis vastavalt kas suur ekraan, väike ekraan, mis aktiveerimised, see on case by case. Suurusjärk 10 000 per masin ikka? Vähemalt. No ma siin segan vahele, et selles mõttes, et nagu Andres ütles, et see on suhteliselt masinapõhine ja 10 000 eurot võib-olla isegi masina peale ära minna, aga eelkõige oluline aru saada siin see, et mida sellega teha tahetakse. Et kui palju sinna on vaja investeerida, võib-olla see on üldse abimasin, mida saab ümber tõsta. Või on see laudatraktor, mis see käigi põllul? Või tõsta mingid masinad masinapargis, kui see on võimalik, on ju ringi selliselt, et võib-olla mingi uuem või natukene parema võimekusega masin teeb neid töid, kus on andmeid vaja koguda, näiteks nii-öelda väetamine, taimekaitse ja mullaharimist teevad need masinad, mis esialgu dokumenteerimist või vaja. Ideaalis oleks see ka muidugi hea dokumenteerida, aga siis see saab neid masinaid nagu ringi vangerdada, et tegelikult niisuguste suurte rahanumbritega ma ära ei ehmataks meie kuulajaid, vaatajaid, sest et see on kõik niisugune digitaalne teekaart ja investeeringud tulevad sinna üle aja, et võib-olla mõni 1000 eurot tuleb panna masinale juurde, saame juba paremaks ja siis järgmine see aasta teeme järgmised liigutused, võib-olla tuleb masinal saab leasing läbi või üldse mõte masin välja vahetada, siis juba saab seda uue masina ostul arvesse võtta, et see on kõik ettevõtte spetsiifiline, sellepärast ka see nii-öelda auditi pool või auditi mõte, et see tulebki eraldi läbi rääkida, aga oluline just see, et oleks see tahe, et tahame nüüd midagi muuta. Just. No palju andmeid, palju infot vaatajale kindlasti. Üks asi on see, mida andmetega saab põllumees peale hakata, on siis see, et võtta vastu agronoomilisi otsuseid põllu peal ja teha tarka väetamist, hoida kokku sisendite pealt. See on kindlasti selle asja üks külg, mida ta kõik võimaldab, see andmete kasutus, aga Kristjan, võib-olla sa valgustad meid natukene tuleviku poole pealt, et miks just masinatel võiks olla vaja neid samu RTK piire ja miks Vihuri on võtnud sellise pioneeriameti enda kanda, et nüüd just seda digitaliseerimist ja kõike seda kõvasti siin reklaamida? No tegelikult kogu see masina siis turg või suunad lähevad sinna, et oleks järjest rohkem autonoomsust ja automatiseerimist põllu peal, et vähendada inimese poolt tekkinud või tekitatud vigu või eksimusi. Ja John Deere on selle ka välja öelnud, et lähema 10 aasta jooksul saavad autonoomsed masinad põldudel sõitma, need on tegelikult ka Ameerika mandril juba olemas ja kasutuses või testimises. Aga selleks, et need autonoomsed masinad suudaksid ise toimetada põllu peal, siis on tal vaja teada, et mis on see füüsiline põllupiir, mis on nagu paigas ja sealt üle minna ei tohi, et muidu võib juhtuda, et naabrimees saab ka odavalt teenustöid, et naabri kulu ja kirjadega põllud tehtud ja automaatselt ka veel, et see ei ole kedagi, kes sellest üle vaataks, nagu pool naljatlemisi öeldes. Aga see sinna maale läheb ja John Deere poole pealt tuleb neid võimekusi kindlasti juurde, et miks meie seda suuname, ongi selleks, et me ei taha, et sellises digiriigis nagu Eesti meie põllumees ka sellest rongist nagu maha jääks, et kui me tegelikult agronoomilisel tasemel oleme juba väga hästi toimetamas, tegelikult kui võtame siin seda, mis põldudel toimetame, väetamised, pritsimised, et tegelikult me teame päris hästi ka kõhutunde pealt, kuidas seda taim peaks kasvama või kuidas loomasööta varuda ja seda siis väärindada.
aga need täiendavad ökonoomsuse või ütleme siis efektiivsuse kohad ongi seal, et just seda andmekasutust laiemalt ette võtta, sest et kui me näiteks käime ka põldu vaatamas või mingit kahjusid hindamas, kahjurid hindamas, siis me käime ju tahtmata lokaalselt. Et me ei jõua ju kõiki põlde meetri haavalt läbi sõita ja siis teha mingisugust otsust, et me hindame, et selle põllu peal on probleem. Kui suurel osal näiteks see probleem on, et seal tulevad appi satelliidid ja kõik muu tarkvara, mis teeb selle analüüsi siis kõikide põldude üleselt ära, et kasutagem neid tööriistu, mis meil on ja saab nüüd otsuseid targemalt teha. Kas ka teenuste valdkonnas on Vihuril siin midagi juurde tulemas, mis puudutab just neid samu, nagu sa ütlesid, põldude läbikäimised, kõik sellised asjad? Me pidevalt vaatame selles mõttes sinna suunda, et mis on need täiendavad digitaalse põllumajanduse tööriistad, mis võiks aidata põllumehel rohkem kokku hoida või täpsemalt toimetada, aga seal on jällegi see dilemma, et me ei saa tuua turule sellist asja, mis jaoks turg valmis ei ole, et me peame ikkagi alustama A-st ja B-st nendest põllupiiridest ja et me paneme need kontot ilusti seadistame ära ja saame aru, et kuidas see toimib. Harime, koolitame nii meie põllumeest kui põllumees ise ennast selles, et harjub nende praktikatega ja siis me saame tuua sinna juurde ka täiendavaid analüüsitööriistu, mingisuguseid droone näiteks või mis iganes ägedaid asju veel ilmajaamad, sealt integreeritav info, et kõike seda on võimalik kasutada, aga see peab hakkama A-st ja B-st pihta ja sellest samast tahtest, et nüüd me hakkame tegema. Ma väga tänan teid selle ülevaate eest, mida te olete andnud. Kas siinkohal on teil ka põllumeestele anda mingisuguseid soovitusi, mida veel värskelt alanud põllutööde käigus saab nii-öelda kõrva taha panna, et just see andmete kogumine läheks edukamalt või et tulevikku vaadates läheks need asjad lihtsamalt? No, soovituste poole pealt ma olen alati tsiteerinud sellist kodanikku nagu William Deming, kes ütleb alati, et ilma andmeteta, või see tsitaat kõlab järgmiselt, et ilma andmeteta oled sa järjekordne inimene, kellel on oma arvamus. Et kui me andmeid ei kogu ja neid andmetele otsa ei vaata, siis me lihtsalt arvame. Et loodame, et Eesti põllumehed ees oleval hooajal siis natukene rohkem selle peale mõtlevad, neid andmeid koguvad ja teevad sellest tulenevalt ka siis targemaid otsuseid. Andres, sul midagi? Sa käid põllu peal, näed seda poolt, võib-olla on sul nendele operaatoritele midagi öelda, mis võib-olla paneks kõrvad liikuma, et peaks äkki midagi teistmoodi tegema või mõni nipp? Kui küsimus on, helistage. Ärge leiutage. No minu poolt ka, head vaatajad, soovitan tegelikult teil helistada Vihuri meeskonnale. Meil on väga head teadmised majas olemas ja toetumata ühelegi andmele avaldan ma arvamust, et vaadake ära siia lõppu üks video, mis illustreerib väga hästi just seda, mida me selles saates rääkisime ja kindlasti saate sealt väga häid nippe ja võib-olla aimu ka sellest, kuhu tulevik meid põllumajanduses viib. Aitäh teile vaatamast! Hi there. This isn't just any road we're walking on here. This is my road. And so are these fields from the mountain over there to the lake behind the hill. Lots of different places. Each piece of land, every one of them's unique with its own personality. A bit like family, really. Look here. Rich and fertile. But speaking of family, doesn't every one of them have its black sheep? Hard-packed, low fertility, not great. The thing about family is you've got to love them all, don't you? Or at least try to. Every piece of land is equally important to us, isn't it? So if we're being serious, we need to treat each piece of land differently. Specific planting, specific nurturing,
specific protection. Before doing any of that, though, we've got to get our fields digitized. Sounds like a lot of effort, doesn't it, this smart farming business? I guess we should find out for ourselves, shouldn't we? You see my wife racing back there? She's mapping the field boundaries just by driving. It's going to take a little while, but it's darn precise. It's easy enough to do, though, and whoa! Not bad, Marie. Not bad at all. All my farm's fields right at my fingertips. So what's the next step? Lots of data, but overwhelming, to be honest. I know who can help me. I'm going to send Clara a message. She's an expert in all... I've looked at the data and I think I know how we can make the most out of your farm's fields. Wait, hold on. How is this possible? Variable rate application, for example. Let's talk whenever you're ready. Sure, great. Thanks. Get yourself a Clara, folks. So we've got our data, we've got our Clara, but the most important thing, all that smart farming tech I thought I'd have to get first. It was in there the whole time. That tractor is so smart and equipped that Clara could probably show me how to fly to the moon and back. So from now on, we can adjust our plans to get the best results, no matter what. That data, well, it's everything. The soil, the weather, the crops, and it's all handled automatically. Means I'll be better able to deal with the climate, legal regulations, energy prices, all that fun stuff. Also means I'll have more time for these lovely ladies here. Hi, Brianna. Hi, Amy. Hi, Vix. Hi, Zaza. When she's about. Everything I need, it's right here. And that's not even including Clara's expertise and knowledge. Oh, sorry, I was just, Oh, no worries. I'll see you around. So, the expert's knowledge, that's on top. So, from now on, as well as crops, I'll harvest data. The more data I collect, the greater the chances of a better yield next season. But it's not just about a better yield, you know. Now, I'll use less fertilizer, less pesticides, less diesel, and even Zaza's more reliable than fuel prices. Wasn't so complicated after all, was it? And I'm starting to feel it's not just about the numbers, really. I mean, it is, but all of this, well, it means something to me, you know? Like every farmer, I've always tried to make the best choices, and now it's somewhat easier. I think this is giving me a lot more confidence in my choices, and that's a good feeling. Like leaving something better behind me. Maybe for my next little farmer here. Now, if you'll excuse me, I've got a cow to catch. If this got you thinking, drop by your dealer sometime. The details will take care of themselves. Cheerio. Oh, wait, sorry, I forgot something. If you're worrying like, what if my tractor isn't green? What if it's blue? Don't worry, okay? That's not a problem. Because with some add-ons, smart farming works in any machine, okay? Okay, bye.